väike võlg on jäänud kevadest saati klaarimata, ehk sain päris palju sõnumeid ja kirju selle kohta, et mis see rohuvaba lant siis õigupoolest endast siis kujutab, et lubasin suure suuga, et teen väikse sellise videovärgi sellest ja räägin siis lähemalt, kuidas kogu asi alguse sai ja kuidas siis temaga püüda ja mis need väiksed mõningad mõtted ja nipid on selle, ütleme siis selle 3-4 kuuga tekkinud, et millal siis reaalselt nagu lant on jõudnud ka ja nii-öelda tarbijani, hetkel veel käsitöö versioonina. Aga võtaks siis sujuvalt selle asja kokku, et tõesti on siis tehtud selline rohuvaba lant, mis on vahva vigur. Minu teada slaideri või jörgi kujuna seda kuskil keegi eriti nagu vist teinud ei ole. Juba on ka muidugi mõned tüübid kuskil landimaastikul hakanud ka järgi seda tegema ja demonstreerivad aga uhkelt, et on vägev leiutis. Tegelikult ju on ka vägev leiutis. Aga võib-olla siis paari sõnaga sellest, et kuidas see asi siis kogu see lugu üldse alguse sai. Võib-olla paljud on juba lugenud ka väikest kokkuvõtet ajakirjas Kalale looduses ilmus väike artikkel siis sellest nii-öelda landist ja minu kalal käimistest ja tegemistest, et muidu kui videosid teen, siis enamus näevad Jaanuse larfi, aga tänasest te näete minu oma ka, et ma olen see mees, kes seal kaamera taga ajab siis seda sodisuvust välja. Aga kogu lugu tegelikult selle rohuvaba landi juures siis saigi alguse mingi, no ütleme peaaegu 4 aastat tagasi juba. Ehk sõber Roland, kellega ma käin päris palju, olen kalal käinud koos, siis ühel sellisel väga heina või kupu või roostiku rikkal järvel sai siis tambitud seda rohuvaba Big Shad'i, millel on siis offset konks küljes ja noh, ikka saad 10-st 1 kala, 2 kala, võttusid on rohkem, äraminekuid täiesti loogiliselt on palju. Ja no ütleme, tundub vist, et ega meil too päev erilist sükest õnne nende offset rohuvaba konksudega ja lantidega ja Big Shad'idega püüdsime. Eriti vist mingit lööki ei olnud ja mingi hetk Roland ajatas, et kuule aulekas, et hoidis käes mingid slaiderid, ma ei oska praegu öelda, kelle oma see oli. Või oli mingi järk, et davai, et tei mulle siuke asi, no ma tahan siukest asja saada sellise konksuga, et ma tahan niukest asja saada, et see võiks meie mured ju siis parandada. Ehk siis annaksime jällegi uue võimaluse kalameestele läbi mingi uue viguri. Ei nagu, nii see sai. Ühesõnaga, roll siis see suur kurja juur. Ja ega ei läinki kaua aega, järgmine päev juba helistasin sõber Jaanusele, ütles, et kuule, et siuke asi on, et käisime eile kalal, aga kuramus roll tuli siuksele mõttele, et oleks vaja teha siis slaider. No slaider ja rohuvaba ja eks me siis mõned päevad seal nuputasime ja leidsimegi lahendus, et see konks peaks siia landi sisse olema kuidagi peidetud ja käima üles alla igatepidi ja ega noh, otsest suurt plaani nagu ei olnud, aga visioon oli olemas ja mõtted olid olemas, kuidas seda siis nagu võib-olla ka arendama hakata. Vot, mida aeg edasi ei läingi kaua, kui üks päev koputas mu uksele virastusest Artur ja jutuvestluse käigus rääkisime niisama landi tegemistest ja ka mõtetest ja siis ma talle avaldasin selle saladuse, mida ei teadnud peale minu Jaanuse ja isegi Roland ei teadnud öelda hetk. Mitte keegi. Ja ega loomulikult Artur haaras siis härjal sarvist ja ei läingi kaua aega, mingisugune 2-3 päeva vist või umbes niimoodi.
kui oligi juba Artur Auk minu juures tagasi, ütles, et kuule, tema tahab selle arendustööst osa saada, et see on põnev projekt, et hakkame seda koos tegema. Ja kiskus taskust välja juba esimese versiooni rohuvabast landist, ideest, millest võiks siis seda kogu asja nagu edasi hakata arendama, et päris äge oli. Mul on see isegi alles veel, täna ma neid muidugi teile siin kaasa ei võtnud, et mida ma nendest prototüüpidest teile ikka näitan. Et ja nii ta hakkas ja tasa ja targu venis nagu tatt tegelikult kogu see üritus oleks pidanud võib-olla juba paar aastat tagasi selle landi valmis saama, aga kaua tehtud kaunikene öeldakse selle kohta. Ja valmis ta tegelikult ju nüüd on ja läbi mitmete tundide kalapüüki ja testimisi nii ja naa ja muudetud retsepte, kuidas ja mis ja nii edasi ja lõpuks ta teieni on jõudnud. Ehk siis maikuust tulime siis sellega nagu nii-öelda päevavalgele. Ja läks müüki esimene versioon 1, mida enam ei tee loomulikult. Ja minu mõte oli mul kogu aeg see, et ta peab saama nagu täiuslik, see peab töötama ja ta peab olema ikkagi kalamehele arusaadav ja mõistust, mitte hullult koormav selline vigur, mis ei ajaks esimese püügi järel kalameest hulluks, et võib-olla mõned on juba läinud hulluks, ma ei tea. Aga nii palju kui sealt siis edasi sai arendatud, siis kuna ma ise käisin kogu aeg nendega kalal, eriti palju just mai ja juuni ja juulis, et igal pool sai proovitud ja parim tulemus 8 võtust 4 kala on mul olnud paadis selle landiga praegu ja nii edasi, aga loomulikult juba natukene arendustööd näinud ja versioon 2 oli vahepeal, kus siis konks jäi sellisesse asendisse välja. Seda vist peaks ka juba päris mitmel kalamehel olema. Ja nüüd kõige viimane versioon on siis täiesti kolmas versioon, mille ma siis ise tegin, et jääb konks natuke rohkem välja, siin on paar vigurit veel lisatud juurde, mis minu meelest töötab nagu kõige paremini. Vot, selline kokkuvõte sellest siis on nüüd olemas ja kodulehel on neid aeg-ajalt ikka müügis ka, et ma teen täpselt nii palju neid, kui ma jõuan ja praegu kodulehel vist ei olegi ühtegi müügil, aga torikuid vaikselt nokitsen ja värvin ja teen, ja niimoodi nad sinna müüki jõuavad. Ma ei teagi, palju neid kalameesteni jõudnud on, et ikka on paarsada tükki võib-olla kindlasti. Aga nagu tagasisidet on vähe, et võiksite mulle, kes ikkagi rohuvaba lanti endale on soetanud, et võiksite mulle kirjutada või saata pilte, kui mõni mees kala saab, et siin mõned on saatnud ka ja mõni kalamees on täiesti ära armunud sellesse ja ei tahagi mitte millegi muuga enam püüda, aga eks ta enne kõik ikkagi püüa seal, kus võimalik püüda ei ole. Vot, et kogu idee oligi siis see, et ta peab olema rohuvaba ja uskuge mind, 99,9% ta tegelikult on ka. Ma olen teda loopinud heinamaal, ma ei tea, põllul kivide vahel, kuhugi ta kinni ei jää. Ei ole suutnud veel ühtegi lanti kinni jätta, mitte kuskile. Kui te kuskil jõe ääres püüate, ümber oksa viskate, et ilmselgelt siis jääte ilma, et siis otsige kuskilt redel või mootorsaagult ja nii edasi, aga muidu ei ole suutnud. Mis siis see 1% on või see 0,1% või 0,0, mida iganes siis oli, siis see roheline selline tatt, mis vee all õljub, et see ikka küll jääb, et selle vastu ei saa, et see jääb siia lõksu külge kinni ja siis ei ole midagi, aga siia tahapoole ei jää küll midagi. Ehk siis
pidev arendustöö on siis jõudnud nii kaugele, et rohkem ma seda arendama enam edasi ei hakka. Mõned väiksed muudatused veel tegin siin eelmine nädal ja lasin selja osa natuke allapoole ja ma ei tea, kuidagi tundus, et peaks olema siuke paremini ampsatav. Võib-olla siis ikkagi annab mingisuguse tulemuse ja tegelikult juba andis, sest ma juba tegelikult sellega sain 2 augi ka. Et selja osa lasin näiteks allapoole, et on siuke nagu rohkem siuke vibunoole ots või, ma ei teagi, mis ta on. Aga päris edukas oli. Vot. Ehk siis idee oli jah see, et kui esimene kord esimesel versioonil läks, konks liikus kogu aeg üles alla, siis kui kala pani talle laksak ära, siis vedru lükkas selle konksu alla tagasi ja laint tuli kalasuust väga lihtsasti uuesti välja, et see haakimise moment on ju üli väike ja sa pead olema ise ikka väga nobe. Aga nüüd jääb konks välja, ehk mis haugi puhul on, et ta ju aeg-ajalt ikkagi ründab ja ründab ka uuesti teist korda, kolmandat korda ja nii edasi, ehk peale laksu jääb konks üles ja juhtub see, et teise laksuga, kui ta nüüd korralikult haarab, siis on ta seal kindlasti küljes juba suurema tõenäosusega. Ja loomulikult, kui ta selle konksu välja lööb, siis nüüd ta enam ei ole rohuvaba. Aga oluline on ju ta võtma saada ja kui ta juba pauk käib, siis on ju teada, et kala on olemas. Ja siit jätkuks veel nii palju, et isegi olen katsetanud juba püüki selle meetodiga, et kui on kuskil heinane ja rohune, et siis loobid sinna heinarohu sisse. Seal võib-olla on ümber natuke mingid loigud, kuhu tavalainiga ka visata, aga kui käib mingi litakas ära, sa näed külge jääd, siis haara teine ritv ja lase sinna samasse auku teise tavakolmikutega landiga järgi ja võid olla kindel, et see rünnak ikkagi sealt tuleb. Vot. Ja kuna nüüd rääkisime sellest jah, et nii, et siis nii. Millist ritva kasutada? See on nüüd niisugune kalamehe enda teema, aga mina olen millist ritva kasutada. Kala on saadud igasuguste ritvadega, on saadud täiesti kaikaga ka, millel puudub absoluutselt igasugune läbipaine, seal testiga 130. Ma olen isegi loopinud kaikaga, sain 15 võttu ja 0 kala, aga siit edasi olen rääkinud paljudega ja olen jäänud ise ka kindlaks sellisele testiga 10-40 ritvale. Aspel spinning. Kuna näidata ka, kui midagi näha ei ole. Mul on 10-40 testiga kuuma ja niisugune medium ritt mõnusa läbipaindega, ehk siis kogu teema on selles, et kui on jäik ritt, jällegi see murdosa sekund, kui see kala võtab selle endale lõugude vahele ja sul on sellele üks konks, siis tahes-tahtmata, ega ta seda hästi ju kinni jälle ei jää. Et see medium ritv annab natukene sulle mõni sajandik sekund jälle juurde. Ehk siis kui on pehme ritv, annab juurde võimaluse, et see lant ei lenda haugi suust nii kiiresti välja ja ta suudab selle lõuad kokku lüüa ja landi konksu välja ka lüüa. Kaikaga lihtsalt, ma seal paugutasin Saaremaal, ei tea, 14 võttu ja mitu korda järjest ja ei jää külge, olin juba täiesti nii frustratsioon oli juba peatatud, et ei tea, mis toimub. Mul veel, aga miks ma võib-olla sellest ka paari sõnaga, et kui ma üldse lante olen teinud, siis miks ma nad väga paljud küsivad, et kas sa mingit sarjatoodet ei taha teha, et tahaks kaupustesse juba müügile saada, siis ma ei tea, mulle meeldib kuidagi teha neid lante nii, et ma värvin täpselt nii, nagu jumal juhatab, et lõtsertad sealt ja lõtsertad siit ja pärast vaata, päris äge tuli välja. Teissugused poeletid on täis meil neid ühesuguseid mustreid ja sarja lante, et need käsitamad ma vist jätkan ikka sama meetodiga, et teen mingi hunniku ühesuguseid, värvin ühtemoodi, aga järgmine kord meil on neid värvida ei oska võib-olla. Mis ma veel võiksin öelda?
Võib-olla veel paar asja sellest, kuidas, kui nüüd olete omale need landid soetanud ja kellelgi peaks juhtuma mingi jant, et seal esimestel lantidel midagi nihu läheb sees, et siis ärge jätke lanti lihtsalt vedelema oma landikarpi, et võtke mu ühendust ja fiksame asja selliseks, et mis oleks nagu õige. Et siin, parandame ära, et siin tahes-tahtmata võib midagi juhtuda. Praeguse seisuga ma ütlen teile ausalt, et mul ei ole nagu olnud, ütleme üks küll 4-5 lanti kogu sellest hunnikust, mis ma teinud olen, on juhtunud nii, et siis konks on kinni kiilunud sinna sisse ja on välja vaja vahetada seal mõned jubinad sees, aga ülejäänud ma ei tea, siiamaani vist töötavad, et keegi pole nagu midagi kurtnud. Ilmselgelt siis võib-olla ei püüta ka ja kala ka ei saada. Ei oska öelda, aga suurim haug vist on praegu Rainer Mahla käes, ma arvan. Midagi, mis ta oli siin 80 midagi pluss. Pärnu ühest sai ka, Robi vist või kes sealt veel keegi kuskil kuulis midagi rääkis. Oli saanud ka mingi ilusam kala. Endal on mul kõigest 77, aga ma ütlen ausalt, mul ühe karabaadi juures käis ikka üks koll ära ka selle lantiga. Just oligi see, et hakkasin välja tõstma ja no täiesti crazy, kus tuli juba vee peal ja üritas nagu lendkala seda lanti rabada ja tal käiski see lõugude vahel ära. Aga see oli see kõige esimene versioon ja ei jäänud. No see oli juba lähemale meetrile kala kevadel, väga vinge võtt oli too päev. Aga külge ma ei saanud, et see oligi see sama kord, kus ma sain mingisugune hullumeelselt võttusid, aga kalad otsa ei jäänud. Aga nüüd on asjad parandatud ja updateitud ja nüüd peaks asi ikkagi töötama palju efektiivsemalt. Ise ma olen kalu saanud juba lugetul arvul, nii et ei saa küll öelda, et sellega kala ei saa, saab ikka. Ehk tore on taga püüda, see lant annab tõesti võimaluse püüda seal, kus see tegelikult püüda ei saa. Ja see on jällegi landikarpi niisugune uus ja huvitav asi, et ta on vägev vigor, et täna olengi näiteks siin ja vaatan, et vesi on täiesti sogane. Vesi on madal ja sogane ja kui tavaliselt on mul siin kuskil 1,5 meetrit vett, siis praegu on selle koha peal mingi meeter. Ma ei tea, kas tõesti nii palju on langenud, aga igasugused kivivarred ja karid, mis mul siin eksisteerivad, need on kõik veest väljas, et mootoriga kündsin juba küll põhja ükskord. Aga teen täna proovi ära ka. Mine sa tea, järsku õnnestub mõni kala isegi paati saada, et panen omal kaamerad külge ja hakkan tampima, vaatan, kas saan mingi võttu. Mul on muidugi paar head uudistoodet siin endal ka kaasas, et ma eile sain Wildfishingust kätte mulle sellised Big Shadid, et siuksed asjad lähevad täna külge ka, teen väikse proovipüügi nendega ka. Mulle väga meeldib püüda Big Shad lantidega eriti sügisel ja kevadel, et kevadel tahab rohkem plekki iga alamehe omasi, aga mulle väga meeldib nendega püüda. Ja olen saanud päris ilusaid kalu, aga see läheb täna kindlasti külge, järsku ma saan mõnede kala sellega. Saab teha kotletti. Vot, aga ma panen oma asjad nüüd kokku ja ehk õnnestub siis mõni kala ka saada. Kuidas lant ujub ka või kas siin on näha täna midagi, küljele pole. Vesi on nii must, et midagi võtta. Et kes on püüdnud minu tavaslaideritega, siis teavad, et küljelt küljele slaideri ujumise stiil, et hops paneb niimoodi, see paneb samamoodi. Selle ujuma saamisega oli ikkagi üks korralik peavalu, aga sain ta ujuma ja väga eduliselt. Ujub väga ilusti.
see paksem versioon ujub natuke suurema siukse nõksuga ja see peenem versioon ujub siis natuke vähema nõksuga, et pidi olema rohuvaba, aga tegelikult ei ole. Sitta on siin nii palju, et see landi ninasse jääb nagu kinni. Vesi praegu madal ka, et aga tegelikult ei jää kuskile kinni. Kuidas ma taga püüan, ma ikka teen nagu väikse pausi jälle vahepeal. Keri, paus. Võid vahepeal teha mingi jörgiliigutus ka, kui tahad. Siuksed kõik asjad ei ole. Tunned, et riba otsaga tunned kogu aeg, kuidas lain käib küljed küljele. Väga eduliselt. Siin on näha, kuidas ta ujub. Ossarais, ilus kopp. Olen möllu. Hohohoho. No nii. Väike haug. Ei ole suur haug sellegi poolest. Ja uue laindiga Raineri käest ostetud mahfishing.comist hankige endale shadi. Just lasen ta kohe vees ära, et võtsin väljapoole. Nüüd ole suurem. Vist on suurem. Hakkas võtma sinna üle. No nii, kalapüük läbi tänaseks, aitab küll. Kui mu mutsed kokku jääb, landid karpidesse ära ja kotleeti meie. Landid karpidesse ära ja kotletti tegema. Landid karpidesse ära ja kotletti tegema. Päike loojub. Kell on palju. Käige ikka kalal.